katse number 2 jõuda Prosidale. Tänaseks meil on olemas praamipiletid, nii siin nagu tagasi, aga meil ei ole rongipiletid, et jõuda Pozzuolisse. Ja et me alustaks sööma, siis peame leidma koha, kust üldse Pozzuolisse saab, piletid saama ja siis lootma, et me rongi peale jõuame. Kell on 9 kohaliku aja järgi, 10 Eesti aja järgi, mis tähendab esmaspäeva hommik on, mis tähendab seda, et võib hakata Aperoli jooma juba. Läheme Prosidale! Jõudsime ilusti rongi peale, natukene oli probleem piletitega, ei saanud piletit, masin ei ole stampinne, kas me saame rongi pealt osta 5 eurot kahele. Nii et pole hullu midagi, jõuame Pozzuolisse umbes tunni aja pärast ja siis edasi praami peale. Tere tulemast Pozzuolisse! Oleme jõudnud Pozzuoli, siin vana areen, amfiteater taha ja liigume sadama poole. Siia sisse küll ei saa praegu, aga ma kardan, et asi sellest, et me oleme liiga vara. Siis kell ei ole 10 veel. Tavaliselt tehakse me kella 10 lahti siin. Oleme jõudnud sadamalale. Aega on palju. Jõuame ilusti, ma loodan, ei taha ära sõnuda, aga jõuame ilusti praami peale. Itaalias ei tähenda online pileti ostmine kunagi seda, et sul on pilet käes. Sa pead ekstra ikka veel järjekorras kuskil seisma, et see pilet saaks füüsiliselt kätte saada. Online pilet ei sobi. Ühesõnaga, täitsa kasutama online pileti ostmine ette ära. Sa pead ikka minema täpselt samasse kohta, kus kõik ülejäänud saavad oma paberpileteid ja saad ka paberpileti. Ja seisad järjekorras ja lõpuks ei saa ikka mingid istekohta ega midagi, nii et... Ja koha pealt saab ka osta. Ja isegi siis, kui online'is on kõik läbi müüdud, siis tundub, et koha peal ikka on jälle pileteid. No me ei tea, kas läbi müüdud oli praegu, ei kuidas praegu saadi. Väga vabalt. Et vabalt võib tulla siia ja vahet ei ole, kas ostad online'is pilet ette ära või mitte. Tulemus on sama. Saime läbi raskuste istuma, see on niisugune kaubalaev põhimõtteliselt, kus paar istekohta on ka. Ja need olid kõik ära võetud juba inimeste poolt, kes olid varem piletit kätte saanud ja varem tulnud. 3 eurot inimese kohta võetakse koha pealt veel lisaraha, et Prosidale üldse minna. See on nagu Roomas ja Napolis on see linnamaks. Et see tuleb ka koha pealt osuda ära. Ma loodan, tagasi tulles Pozzuolisse ei pea maksma 3 eurot, et siia tagasi saada. Jõudsime kohale. Esimene emotsioon, jube palav on. Tuult ei ole vist väga, aga ilus, väike, mõnus. Lähme avastame ja vaatame, mida Prosida meile pakkuda on. Sugune auto tuleb kohe. Siin on päris palju rahvast. Kuigi ütleb, see ei ole nagu tappalt palju, aga siin ikkagi on, kuna saar on suht väike, siis neid tajub rohkem. Aga üldiselt tundub mõnus, natukene väiksem kui kitsad tänavad, aga madalamad majad, nii et tunned ka, et see on palju väiksem koht kui Napoli. Mitte ainult kisast ega erast, vaid kogu see arhitektuur ütleb ka seda. Väga ilus on. Siin saab rattaid rentida, aga ainult elektrirattas on ainuke tark asi, sest siin on ikkagi päris palju tõuse ja veel tõuse. Aga vaated on väga head. Loodetavasti on see mingi rand ka, kus saab ujuma minna. Aga see meenutab küll Roomat. Roomas oli ka järjekorrad ja massid väga konkreetsete vaatamisväärsuste juures. Napolis sellist suuri vaatamisväärsusest pole olnud, seal on toidukohad kõige suuremad vaatamisväärsused. Seal on jõhkud järjekorrad. Head kerged tõusud on siin. Selline 12+ kraadi.
väljas on 30 kraadi, aga Kalle on 12 kraadi. Nüüd on nagu päris puhkus. Joogid enam-vähem joodud. Ja vaade on väga hea ja sai kokteilidega krõpsu ka kaasa. Joogid joodud, suht aususe peale maksmine. Maksmiskoht ise oli mingi 50 meetrit eemal kuskil täitsa teises suunas, aga me oleme ikkagi viisakad ausad inimesed. Väga hea oli, sai väiksed snäkid kaasa meie Aperoli ja limoncello spritsidele ja nüüd jätkame oma teekonda Prosidale. Siin on kunagi olnud ka mingi vangla ja tundub, et me oleme jõudnud vist selle vangla territooriumile, et algne arvamus oli, et see on ilmselt seal kindluse juures, mida ta võib-olla oli ka lisaks, aga samuti on siin näha siukseid pahitorne ja ruume, mis meenutavad vanglat. Mul on täiega meel, ma sain neid pilte, mis ma tahtsin teha. Need ei ole originaalsed pildid. Võib-olla äkki natuke teistsugune rakurs, mis tavaliselt, ma loodan. Aga noh, mina tahtsin teha neid ja need ma sain tehtud. Ja ei olnud väga palju inimesi ka. Et kui piisavalt kaua oodata, kui pärast lõunane aeg, inimesed kõik on rannas juba või ma ei tea, mis söövad, et siis saab rahulikult ka siin kõige parema vaatega koha peal paar pilti teha. Ujumas on käidud. Ilmselt paremaid tingimusi väga siin kandis ei saa, kui siin oli. Mitte, et need oleks ideaalsed olnud, aga lihtsalt Napoli ei ole väga ujumise või rannakuurorti piirkond. Aga tegelikult oli väga mõnus, hea soolane Vahemeri. Vaatame, kas äkki õnnestub homme ka ikka kuhugi vee äärde saada veel, kas või Napolis sees. Praegu on üks päeva vahele jäänud meil ujumise mõttes, aga muidu võiks ikka ülejäänud päevad kõik korra vees ära käia. Nüüd vaatame, kas me saame äkki süüa ka, vaatame, mis Prosida veel pakkuda on ja varsti praami peale ning tagasi mandrile. Vahepeal võtsime ära süüa ka oma esimesed jäätised, esimesed gelatod ja ikka Prosida saarel. Ja nüüd lõpuks saame süüa ka päris sööki, frititud sööki. Siin on 3 asja, on klassikaline, on mozzarella ja oli carbonara. Ja? Frittatiini. Ehk praetud pasta. Praetud pasta. Saab midagi veel paremat olla. Ma arvan, et mitte. Kui Iron Brew'ga koos saaks. No pole midagi öelda. Ülikõva. Ülihead. Kõik 3. Liina, sinu lemmik vist oli klassikaline või? Jah. Ja mulle maitsesid kõik. Et ma ei loobuks üheski neist. Ja ma sööks vabalt kõhtsöögi asemel neid. No natuke oli kõhtsöögi eest, aga oli kõtsi lõunasöögi eest. Aga kindlasti soovitan. Eriti kui oled ebatervisliku toidu fänn. Kui sa ei ole ebatervisliku toidu fänn, siis ma ei tea, mida sa Napolis teed. Sured nälga. Tõenäoliselt küll. Minust on vahepeal saanud koormaloom. Nii mugav, jah. Aga sellega hakkabki vaikselt meie Prosida seiklus läbi saama. Liigume enne autolle jäämist, vähemalt liikusime praami poole. Varsti läheb see välja. Siis on Pozzuoli tagasi Napolisse ja tõenäoliselt uus Napoli päev, aga vaatame. Korralik olelusvõitlus on läbi. Reaalselt taheti üks inimene läks kukuski pikali, aga lõpuks saime nii praami peale kui istumiskohad. Nüüd oodame vaata ikka. Päikseloojunud vist ei tule. Figures, üks kord, kui ma näeksin seda.
Liina, kuidas sa võtaksid meie tänase õhtusöögi kokku? Minul oli väga maitsev söök. Mul oli väga tore õhtu. Ei, mul oli ka tore õhtu. Natukene kallis oli vein ja söök oli selles mõttes pettumus, et pasta, sibul ma teadsin, aga ma lootsin liha ka saada sibulaga koos. Seda ei olnud. Ja ootama pidi jube kaua. Aga atmosfäär oli lahe. Atmosfäär oli mõnus, jah. Sai ilusti jälle rollerit ja suitsu sees ja autode vahel laveerides istuda ja nautida. Aga see on osa kohalikust kultuurist. Aga toit oleks võinud jah olla natuke parem ja või siis odavam. No, toiduhind oli okei. Vein oli 16 eurot pudel. See on ikka rets Itaalia mõistes. Kui me Roomas saime mingi 5 euroga põhimõtteliselt terve kannu või. See on ikka päris suur vahe. Aga jah, loodame, et homne õhtu siis pakub viimase mõnusa elamuse, et kõik muu ununeb.